Rõõm on olla jälle teie ees ja vastata loodetavasti teie ootustele, pakkuda teile head tahket rooga Jumala abiga. Ja nii nagu Tanja ütles ka enne, kui ta siin sisse juhatas, et meil on vaja sellist isiklikku ilmutust. Ja jutlus ongi tihti see, et annab nagu selle teeotsa kätte. Annab nagu selle teema kätte, selle idee kätte ja see, kas see ka sinu jaoks nagu ilmutuseks saab, see ei pruugi kohe juhtuda. Aga ma loodan, ma annan oma parima, et sind aidata, sind õnnistada, sind toita. Nii et hakkame siis minema ja täna siis me jätkame sellega, millega me eelmine kord alustasime, see sari või seeria, mille pealkirjaks on Soovin, et sul läheks hästi. Kogu südamest soovin, et sul läheks hästi ja seda me loeme ka Jumala sõnast sulle. 3. Johannese 1:2, mis ütleb, et armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve nõnda, nagu läheb hästi su hingel. Ja see siis puudutas kõike, nii ihuhinge kui vaimu siin, et sul läheks igati hästi. See on Jumala soov, see on Jumala süda. Ja laulud 35-25, teine pool siis veel eelmisest korrast sulle meelde tuletuseks, et olgu kõrgesti ülistatud Issand, kellele meeldib oma sulase hea käekäik. Ja see hea käekäik on siis shalom, mis on siis rahu, täielikkus, heaolu, turvalisus, õitseng, õnnelikkus, tervis, jõukus. Ja see on Jumala süda. See on Jumala süda, et sul läheks igati hästi. Sa oleksid terve. Su hingel läheks hästi. Talle meeldib su hea käekäik ja ta tahab, et sul oleks temasse usku ka materiaalsetes asjades. Ma arvan seda, et Jumala jaoks ei ole kunagi usku liiga palju. Seda muret ei ole, ma arvan, et me usume Jumalat kuidagi üle aru. Ja kui usk on ka ühtlasi usaldamine ja veendumus, siis ma arvan ka, et Jumalat usaldada ei saa kunagi liiga palju. Jumal, stopp, nüüd sa lähed liiale. Sa usaldad mind liiga palju. Seda ei ole. Ei ole kunagi liiga palju. Nii, lisaks sellele, kõigele sellele eelnevale, sellele heale, mida ma ütlesin, on Jumal ka andja. Ja ta on maailma ju andnud inimesele kasutada. Ta saatis Jeesuse, kes andis oma elu ja andmise põhjuseks on armastus. Ja rahateema on samuti kantud Jumala armastusest sinu vastu. Jeesus rääkis palju rahast ja Jumal tahab oma loomingule, sina oled tema looming, parimat ja aita ennast sellega, et sa paned oma mõttes selle raudbetoon kindlalt paika, et Jumal tahab sulle parimat. Ära kahtle selles hetkekski. Jumal tahab sulle parimat. Ja täna ma loen sulle alguse ühest tähendamissõnast, mida siis Jeesus rääkis. Ja see asub Luuka 16, see tähendamissõna on Luuka 16:1-10, aga ma loen täna sulle ja me räägime täna ainult esimesest salmist, sest kaugemale me kuidagi ei jõua. Ja see Luuka 16:1 ütleb, et aga Jeesus ütles ka jüngritele, oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu see pillaks tema vara. Siin, kuidas siis nüüd isand käitus, mida see mõisavalitseja tegi ja kuidas siis isand tema tegevust hindas ja mida siis Jeesus lõpuks kokku võttis sellest me räägime teistel kordadel, aga täna peatume siis sellel esimesel salmil, kus siis oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peal oli kaevatud, et nagu pillaks see tema vara. Oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja. Nüüd küsimus täna on siis meie suurele ringile, kes on mõisavalitseja?
kui Jeesus rääkis tähendamissõnades, siis ta tahtis sellega meile midagi öelda ja tema kippus ikka niimoodi mõistu rääkima. Ja proovime siis lahti arutada, kes on mõisavalitseja iseenesest. Mõisavalitseja on isik, kes ei oma mõisavara, aga majandab sellega. Ja tänasel päeval on näiteks see mõisavalitseja, näiteks ettevõtte tegevjuht. Talle antakse õigused, antakse ligipääs rahale, ta teeb tehinguid, ta korraldab organisatsiooni asju, aga ta ei ole omanik. Või näiteks korteriühistu. Korteriühistul on haldaja. On omanikud ja on haldaja. Korteriomanikud on siis omanikud, haldaja hooldab korteriühistu vara, ta tellib vajalikud teenused, tema kasutada on omanike raha, et teenuste eest tasuda, aga tema ei ole korteri omanik. Ja Vanas Testamendis tuleb mulle meelde sellise isikuna mees nimega Joosep. Ja tema oli siis see haldaja, tegevjuht, korraldaja oma elu mitmes erinevas etapis. Üks mees Potifar ostis Joosepi endale orjaks ja piibel kirjeldab, et Potifar jättis kõik, mis tal oli, Joosepi kätte. Ega teadnud millestki, kui ainult leivast, mida ta sõi. Ja kui Joosep nüüd seal Potifari juurest valesüüdistuse tõttu vanglasse sattus, siis vangla ülem andis kogu juhtimise talle ja piibel ütleb, et ja vangihoone ülem andis Joosepi kätte kõik vangid, kes olid vangihoones ja kõik, mis seal pidi tehtama, tegi tema. Vangihoone ülem ei vaadanud millegi järgi. Kui nüüd Joosep vanglast vabanes ja Egiptuse vaarao ta enda juurde tööle võttis, siis vaarao ütles Joosepile, sina pead olema mu koja üle ja kogu mu rahvas suudelgu sind suu peale. Ainult aujärje poolest tahan ma olla sinust suurem. Ja vaarao ütles Joosepile, vaata, ma olen pannud su kogu Egiptuse maa üle. Joosep oli siis see nii-öelda tegevjuht, see haldaja, kes tegi, aga ta ei omanud. Nüüd sama lugu on tegelikult meiega. Meie oleme need mõisavalitsejad. Vara, mis minul on, kuulub Jumalale, mitte mulle. Mina lihtsalt majandan sellega. Jumal on kõige allikas. Jumal on kõige allikas. Tema käest voolab sulle. Jumal on allikas, istočnik. Jumal on allikas, tema käest voolab sulle. Jumal on omanik ja mina olen mõisavalitseja. Mina olen majandusjuht, mina olen see korteriühistu haldaja, mina olen see tegevjuht, see, kes korraldab, majandab Jumala rahadega. Enamik inimesi mõtlevad, et see on ju see minu töö ja vaev ja minu raha. Aga nüüd 5. Moosese raamatust 8. peatükist me loeme, et ära ütle oma südames, mu oma jõud ja mu käeramm on soetanud mulle selle varanduse, vaid tuleta meelde Issandat oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks. Et Jumal on andnud inimesele jõu varandust soetada. Tema on loonud kõik, mille abil varandust soetada. Kui Jumal näiteks ei oleks puid loonud, poleks metsa. Kui pole metsa, pole metsatööd. Pole metsatöölisel palka. Jumal on kõik loonud. Kui poleks algmaterjali Jumal loonud, siis poleks ju ehitajal millestki ehitada. Jumal on andnud inimesele tarkuse luua, midagi rajada, leiutada. Jumal on kõige allikas. Ja me saame ka pilgu enese sisse heita, et milline on siis meie arusaamine või meie suhtumine, milline on meie südame hoiak. See mõtte juures, et mina olen mõisavalitseja. Kas kõik on minu või 10% on Jumala ja 90% on minu või kõik on Jumala oma. Me saame pilgu heita enda südamesse ja vaadata, mis tunne mul on, kui ma seda mõtlen, et kõik on Jumala. Kas ma lepin sellega? Kas ma olen nõus sellega? Kas see sobib mulle see mõte või pigem tahaks nagu vastu vaielda? Ja ütleme, nagu ma ütlesin, jutlus ongi see, mis annab sulle ühe aluse, ühe esimese sammu või sellise lähtekoha sinu isiklikuks ilmutuseks.
ja ma tean, minul näiteks oli kunagi üks selline küsimus, ma sain alles päästetud ja siis minu pastor ütles, et on tulemas Tallinnas noortekonverents. Ja siis me sõitsime sinna, kõik oli väga tore ja siis ühes loengus üks noor rääkis sellest, et seks enne abielu on patt. Ja siis terve tee, kui ma tagasi sõitsin, ma rüselesin oma mõttes selle mõttega, mis asja, nagu üldiselt ju õpetatakse, et enne peab ikka proovima, kas sobib ja kõik sellised asjad on. Me koolis omavahel küll õpilased niimoodi arutasime, on ju. Ja siis ma ei kuulnud, mida teised autos rääkisid, auto oli täis, ma ainult tegelesin selle küsimusega, ma ainult vaidlesin oma mõttes. Ja kui ma koju lõpuks jõudsin, siis ma olin nõus. Nii et kui sa rüseled mõttega, siis ära jäta rahule enne, mitte sa pead olema nõus, vaid sa saad oma ilmutuse, sa saad oma selguse, sa tead, et sa tead, et sa tead. Ja me saame siis endasse selles suhtes pilgu heita. Aga nüüd esimene Ajaraamatu 29.14 siin Taavet, kuningas Taavet ütleb midagi, et Tiia siin luges seda paar nädalat tagasi, et tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle andnud. Sest me oleme võõrad su ees ja majalised, nõnda nagu kõik meie vanemad. Meie päevad maa peal on otse kui vari ja lootust ei ole. Issand meie Jumal, kogu see rikkus, mille me oleme hankinud, et ehitada sulle koda, su pühale nimele, on sinu käest ja sinu oma on kõik. See, mida Taavet ütleb, see on nagu jällegi see kuldõunad hõbevaagnal. Kõik tuleb sinult ja sinu käest me oleme sulle andnud. Mina ei oskaks nii hästi öelda. Või siis, et see rikkus on sinu käest ja sinu oma on kõik. Selline oli Taaveti arusaamine asjast. Tema sai aru, et Jumal on tema allikas ja Taavet oli väga rikas kuningas. Me räägime veel Taavetist järgmistel kordadel. Eelmisel korral ma rääkisin, et meil on 2 kätt. Ja kui nad välja sirutan, et ühe käega saan, teise käega annan, ja mulle endale jääb ka midagi. Ja ma lasin tehisintellektil joonistada või kujutada mulle pilt, kus ma siis kirjeldasin talle, mida ma tahan näha. Et ühe käega saan, teise käega annan ja mulle endale ka jääb midagi, et vesi voolaks. Ja siis, ja ma tahtsin, et ja kuna kui ma niimoodi seisan, siis mul kangastus enda silmis nagu ristipilt. Ja siis ma palusin, et tehisintellekt mulle ka risti sinna inimese ette joonista. Siis ma sain 2 sellist pilti. Siin on, et ühest käest saab, siis jääb ka mulle midagi ja teisest käest tuleb välja. Minu arust võib-olla see isegi on natukene parem, mis see loomustab nagu sellist voolamist rohkem. Niisiis ühest käest voolab vesi sisse, teisest voolab välja ja jääb ka sulle, ehk endale jääb ka. Ja nüüd, kui see käed on välja sirutatud, siis moodustub inimesest ristikujutus, mis symboliseerib Jeesust, kes andis. Ühe käega võtan, teises käega annan ära ja mulle endale jääb ka. See on nagu üks Jumala printsiip andmisest või räägib meile ka Jeesusest, kes andis oma elu. Andmine on Jumala loomuses. Ja kui meie nüüd oleme need, kellest voolab raha läbi, saad ja annad, siis pole meil kunagi puudust. Ma julgen seda öelda. Mitte kunagi ei ole puudust. Kui sa ühe käega sa saad ja sa oled ka andja, siis ei ole sul kunagi puudust. Kui sa voolad läbi. Jumala kõik printsiibid, absoluutselt kõik printsiibid, nagu ma ütlesin enne, et tee see endale või tee rahu endas sellega, et kõik, mida Jumal tahab, on parim sinu suhtes. Ja Jumala kõik printsiibid lähtuvad armastusest inimese vastu, ka materiaalsetes asjades. Ja ta tahab, et meil läheks igati hästi ja vahet ei ole, kui palju me käes vara on, kui palju me seda raha kasutada on või vara. Ikka kiputakse halvustama seda, kui on palju. Aga vahet ei ole, kas on palju või ei ole palju. Oluline on süda selle juures. Kõige olulisem on süda selle juures. Ja nüüd Uues testamendis me loeme 1. Timoteuse 6-10. Ja see 6 ja 7-8 kõigepealt. Ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on.
ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia. Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. Nüüd need salmid siin manitsevad meid mitte olema ahned. Mitte olema sellise suhtumisega, et vähe, kas mulkidel on ainult küüned enda poole või kõikidel? vähe, anna. Et meil ei oleks sellist ahnet suhtumist, mina, minu, mulle. Aga see ei tähenda üldsegi mitte seda, et me ei tohiks häid asju omada või kvaliteetseid asju osta või hästi elada. See ei tähenda, et me peaksime jätkuvalt elama edasi muldpõrandal. Remonti üldse ei tohi teha. Telekas tohib maks olla mustvalge. 2 jopet sul olla ei tohi. Ja kui siin piibel ütleb, et kui meil on aga elatis, siis elatis võib olla ühe jaoks keeduvorst, elatis teise jaoks on suitsuvorst. Missuguse piiri keegi seab, mis on tema jaoks see, mida tema ootab elult või mida ta vajab või mida ta tahab või millega ta piirdub. Nüüd ihukate võib olla aukudega jope, sest strateegilised kohad ära varjab. Ihukate võib olla ka uus jope. Piibel ütles, kui inimesel piisab sellest, mis tal on. Ühele inimesele piisab ühtemoodi, teisele piisab teistmoodi, ühele piisab keeduvorst, teisele piisab suitsuvorst, mõlemaga on hästi. Oluline on, mis su südames toimub. Nüüd aga loeme edasi 9-10 salmid, 1. Timoteuse 6. Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Jah, kõige kurja juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Siit me lugesime ja me teame ka seda enamus, kes me oleme kauem siin kirikus käinud, et mitte raha ei ole kurja juur, nagu tihti öeldakse. Raha armastus on kurja juur. Nii et midagi valet ei ole paljundamises. Jeesus rääkis ühes teises tähendamissõnas, kuidas üks mees läks reisile ja andis oma sulastele ühele 5, teisele 2, kolmandale 1. Ja kui ta tagasi tuli, ühel oli 10, teisel oli 5 või 4 ja kolmandal ei olnud midagi juures. Ja see, kellel oli rohkem, kes paljundas, see sai siis isandalt kiita. Nii et Jumal eeldab kasvu, Jumal eeldab paljunemist, laienemist, arenemist. Ja Jeesus ise ütles ka, et ma olen tulnud, et meil oleks elu, et teil oleks elu ja seda ülirohkesti. Ja elu ju tähendabki kasvu, edasiminengut, arengut, õitsengut, seda nii vaimulikult, hingeliselt kui ihulikult, igas valdkonnas. Et kõik läheks hästi, et kõik läheks igati hästi. Aga ta ei taha, et me ihaldaksime raha. Raha armastus ja raha ihaldamine, see on probleem. See on see kurja juur. Me saame läbi katsuda jälle enda sees, kas ma armastan, ihaldan raha. Meie oleme vaid mõisavalitsejad. Jumal ütles Abrahamile 1. Moosese 12.2. See ütleb nii, et ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Meie oleme Abrahami sugu. Meie oleme Abrahami järglased. Ja ta tahab meidki teha suureks ja õnnistada. Miks? Et sa oleksid õnnistuseks. Kui sa oled õnnistuseks, sa oled õnnistatud, siis see võimaldab sul anda, see võimaldab sul aidata, see võimaldab sul levitada selle abil evangeeliumi. See on vahend, mida me vajame kõik. Mida rohkem vahendeid Jumala riigis, seda rohkem saab Jumala riigis tehtud. Ja meie raha ei ole ainult meie vajaduste rahuldamiseks, meie vajaduste katmiseks. Raha on vahend.
raha on vahend õnnistamiseks. Ma teen su suureks rahvaks ja õnnistan sind, et sa oleksid õnnistuseks. Jumal tahab, et sul läheks igati hästi. Oled sa muga nõus? Oled sa juba saanud ka isikliku ilmutuse selle koha pealt? Jumal tahab, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid õnnistuseks. Et sul läheks hästi ja sa oleksid õnnistuseks. Aga sa oled õnnistuseks siis, kui sa voolad läbi. Sa oled õnnistuseks siis, kui sa voolad läbi. Näiteks Lootuse küla, keda ka meie kogudus ju toetab, tema elabki täiesti annetajate toel. Samamoodi Kanadas, täpselt samamoodi seal Kuubas. Nüüd tuleb ka Soomes. Ei ole ingel ei lenda rahakotiga iga kuu sinna. Lootuse küla arved ei saa iseenesest makstud. Lootuse küla elanikud elavad täielikult tänu sellele, et inimesed voolavad läbi. Ja inimesed annetavad ja Kuldar on rääkinud mulle, kuidas Kanadas, kellel on juba rohkem jõudu seal riigis, kuidas nad annetavad. 10 000, 20 000, 230 000. Noh, kes annab auto? Ja vajadused on ju iga päev. Toit, elekter, küttepalgad, hoonete hooldamine. Talvel läks neil seal küttesüsteem katki, raha ju vaja. Auto tegi avarii, jälle raha vaja. Ja et nad ei sõltuks teistest, tegid nad pagari töökoja, sest üks mees on seal pagar, kõik need hahjud ja lisaveevärgi välja ehitamine, 30 000 ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei tea, mitukümmend tuhat. Ja inimesed voolavad läbi. Küla toimib, sest inimestel nad on õnnistatud ja nad on selle tõttu õnnistuseks. Nüüd Jumal armastab inimest ja ta teeb seda niimoodi vahest, võib-olla ka päris tihti, et ta väljendab oma armastust teise inimese kaudu. Inimene on Jumala käepikendus. Nüüd Lootuse küla näitel veel, et mehed ei saaks oma sõltuvusest vabaks, kui ei oleks inimesi, kellel on anda ja kes jagavad seda, kui neil on anda. Mehed saavad sõltuvustest vabaks ainult tänu inimestele, kes on rahul näiteks oma 60-tollise telekaga, jätab 100-tollise ostmata ja annab selle raha teiste vajaduste katteks. Sa oled rahul sellega, mis sul on, sul ei ole vaja, ma ei tea, 10 vetsu, palju on vetsusi vaja, et oma asi aetud saaks. Kui palju on magamistubasid tarvis, et magatud saaks. Saad sa aru mu mõttest? Kui me oleme rahul sellega, mis meil on, ei tähenda, et meil ei tohiks midagi olla. Ja mida rohkem meil on ja meie süda on õige koha peal ja me voolame läbi, siis saavad õnnistatud ka igaviku mõistes meie kaudu väga paljud inimesed. Ma tahan olla õnnistuseks teistele. Nüüd 1. Korintlaste 13:3 ütleb, et ja kui ma ka kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. See on nii huvitav jälle, siin on varandus ja armastus. Kui ma oma vara ära jagaksin, aga mul ei oleks armastust, ma ei saavutaks midagi, ma oleks kasutu. See oleks kõik kasutu. Vara jagamine ja armastus, andmine ja armastus. Need sõnad piiblised, kui mul ei oleks armastust, räägivad minu südame hoiakust andmisel. Ja kui mul on südames vale suhtumine andmisse, piibel ütleb, see teeb anni tühjaks. Ma ei saavuta midagi, ka tagasisaamise teeb tühjaks. Et kui ma ei anna armastusega, ma ei saavuta midagi. Sa kujutad pilti, siin on armastuse peatükk ja siin on ka varandus asjasse segatud. Et kõik on omavahel seotud. Kui pole armastust, siis poleks mul mingit kasu. Nii et suhtumine andmisel on olulisem, kui me arvame. Jumal on allikas. Jumal annab vahendid, et sinust läbi voolata. Kas minu palve või minu soov on, et ainult minu arved saaks makstud, mulle antaks, mind õnnistataks, mulle kingitaks? Või mu palve ja igatsus on ka ise anda, ise õnnistada
ise kinkida, ise käsi külge panna, näiteks küpsetada kooki iga pühapäeva hommikul, pidada muudkui kassaraamatut, ma juba ei tea mitukümmend aastat, muudkui ajan neid numbreid seal sirgu, noortetööd teha, koristada, kütta, jagada oma oskusi selleks, et läbi voolata, anda. Kas ma tahan voolata? Ma ei pea muidugi silmas nii-öelda mudusööjate ja laiskade sponsoreerimist, et muudkui maksame arved, sina maga ja ära käi kunagi tööl. Piibel ütleb, kes ei tee tööd, see ei pea ka sööma. Nii et ka tark peab olema andmisel. Aga kui ma saan rohkem, kui mul on palju, siis ma saan ju ka anda rohkem. Ma ei anna, et saada, aga ma annan teades, et ma saan ja siis ma saan rohkem anda. Mis sa arvad sellest? Ja palju rohkem saaks Jumala riigis tehtud. Sest raha on vahend, mida me vajame, et ka, ütleme, inimesed jõuaksid igavikku. Praktiline asi ja igavik on väga tihedalt omavahel seotud. Kas ma suhtun finantsidesse nii, minule piisab, rohkem pole vaja, või tahan ma olla õnnistuseks? Tahan välja voolata. Ma olen nõus sellega, et see nõuab tööd, et mu süda sellise suhtumisega saaks või oleks. See ei ole üldsegi inimesele loomupärane mõtlemise viis. Aga me ei olegi täitsa tavalised inimesed. Kaugel sellest. Jumal tahab meid õnnistada, et me oleksime õnnistuseks. Me oleme mõisavalitsejad, kes majandavad Jumala rahadega. Need, kelle kaudu raha voolab. Me oleme kanalid. Meie seest voolavad elava vee jõed igas mõttes. Ja kui Jumala sõna näiteks rääkis vaimuandidest, et vaimuannid on ühiseks kasuks, siis mitte ainult vaimulikud asjad või need vaimsed asjad. Me saame olla igas asjas ühiseks kasuks. Ja ma võtan kokku veel Taaveti sõnadega. Tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle andnud. Kogu see rikkus on sinu käest ja sinu oma on kõik. Ja täitsa lõpetuseks annan ma sulle ühe mõtte koju kaasa. Kui Jumal saab sinu läbi anda, siis saab ta ka sulle anda. Kui Jumal saab sinu läbi anda, siis saab ta ka sulle anda. Sellega ma lõpetan ja häid ilmutusi sulle. Aamen.